Taevaisa, aitäh sulle. Me võime sinu ees seista ja sina näed meie igaühe südant, meie südame soovi olla sinu laps ja sa näed ka seda Kristjani südames, seda soovi. Jumal, palun, sina ise hoia teda ja õnnista ka meie homseks plaanitud talitust. Ole ise oma püha vaimuga meie ligi. Jeesuse nimel, amen. Amen. Nüüd siin on 13 küsimust. Niisiis, alustame. Esimene küsimus. Kas sa usud, et on olemas üks Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, kolme igavese isiku ühtsus? Jah, usun. Aitäh. Kas sa tunnistad, et Jeesuse Kristuse surm Golgatal oli lepitusohvriks sinu pattude eest ja kas sa usud, et sind päästetakse patust ja selle karistusest usu kaudu ja Jumala armu läbi? Usun. Aitäh. Kas sa võtad Jeesuse Kristuse vastu oma issandaks ja isiklikuks päästjaks, uskudes, et Jumal on Jeesuses sulle su patud andestanud ja andnud sulle uue südame ning kas sa ütled lahti selle maailma patustest viisidest? Jah. Aitäh. 6. Kas sa tunnistad, et 10 käsku on Jumala iseloomu peegeldus ja tema tahte ilmutus? Kas sinu sooviks on sinus elava Kristuse väe kaudu kuuletuda käskudele, sealhulgas 4. käsule, mis nõuab nädala 7. päeva pühitsemist issanda hingamispäeva ja loomistöö meenutuspäevana? Jah, just. Jumal on just kõiki 10. Kas sa usud koguduse organisatsiooni vajalikkust? Kas sinu eesmärgiks on teenida Jumalat ja toetada kogudust oma kümnise, annetuste ja isiklike jõupingutuste ning mõju abil? Jah, on. Aitäh. Kas keegi tahab midagi lisada veel? Võib ikka. Kõike võib. Kodus on suhtumine sellesse asjasse. Mingit vastupidist suhet pole näinud. Ei ole. Et emaga ma elan praegu. Ema on väga toetav ja tal on hea meel näha seda. Et nüüd seda muutust, mis minus on toimunud, et seda on ilmselt kõrvalt näha ja ma ise olen hästi tänulik Jumalale kõige selle eest, mis ta on juba muutnud mu juures. Seda on väga rõõm kuulda, et kui nagu koduses õhkkonnas ei ole nagu mingit vastusurvet või mis tekitaks nagu lisapinget. Täpselt, et see on tõesti tänu Jumalale. Isegi minu jaoks üllatusena mu sõbrad on olnud väga nagu ka vastuvõtlikud ja olen palju saanud nagu tunnistada neile ja rääkida neile, et mida ma usun ja... Nii, kallid nõukogu liikmed, me peame ilmselt selle otsuse nii-öelda vormistama, et siis Kristjan saaks homme ristitud. Et meil on eesõigus kätt tõsta. Et tõstaks mitu kätt. Aitäh. Niisiis homme siiani kirikus kell 6. Aga lõpetame
palvega nii-öelda ametlikku osa siis võime veel küsida ja vastata, kui midagi veel on. Kallis taevas, ja täname sind, et me oleme sellisel erilisel hetkel praegu siin koos. Eriliselt täname Kristjani eest ja issand, kuidas sina oled seda kutsunud imelisel viisil. Mina kui ise ei ole midagi teinudki selle heaks, et lihtsalt ärkaksid ja niimoodi edasi läheks. Aga täname, et on see hetk meil käes, issand, palume tõesti sinu käest Kristjanile sellist püha vaimu juhtimist ja hoidmist ja südames, et oleks üks kindlus ja hea meel kõigest sellest. Ja neist lihtsalt ka homset seda talitust. Kõik läheks nii, nagu on hea ja õige. Täname sind Jeesuse nimel. Aamen. Amen. Taevan isa, ma tänan sind, et sa oled pannud mulle südamele selle tahtmise saada ristitud ja et sa oled loonud selle võimaluse ja toonud need inimesed minu ümber, kes on mind juhtimas ja toetamas ja võimaldamas mul saada ristitud sinu nimesse. Ma tänan sind kõige juhatuse, kõige õpetuse eest, mis sina oled andnud. Ja ma palun ka sinu õnnistust ja sinu juhtimist edaspidi, et ma võiksin sinu tahte järgi käia. Ma palun Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Suur Jumal, me oleme sinu ees veel väga erilisel õhtul. Palun õnnista meie seda talitust, kui Kristjan on otsustanud oma elu sinule anda. Sina näed tema soovi ja palun õnnista teda eriliselt ja meid täna õhtul siin. Jeesuse nimel, aamen. Nüüd on nii, et me Kristjaniga läheme, vahetame siin kõrval riided, et sinna basseini minna, et see ristimistalitus läbi viia. Teie nii kaua saate veel laulda.
artiklist mõned tekstid. Ja mida sa nüüd ootad? Tõuse ja lase ennast ristida ning oma patud ära pesta, appi hüüdes tema ehk siis issanda nime. See on Apostlite tegude raamatus kirjas. See siis, kui Paulus pöördus Jeruusalemma rahva poole, kui ta oli neile rääkinud, kuidas Jeesus teda kutsus. Ja veel Luukas kirjutab, aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Kristjan, on Jeesus Kristus sinu isiklik päästja? Jah, on. Ja kas sa soovid Jumalaga tõotuse tegemise märgiks saada ristitud? Jah, soovin. Seega Kristjan on tõusnud, et saada ristitud ja me ei soovi sellega rohkem viivitada. Me astume siia. Kristjan, sinu usutunnistuse peale ristin ma sind Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Suur Jumal, me oleme sinu ees alandunud, et paluda Püha Vaimu ligiolu Kristjanile. Sina näed tema otsust, sina näed tema soovi, sina näed seda rõõmu, millega ta on ka ristimise talituse läbi teinud. Jumal, sina kinnita teda oma Püha Vaimuga ja palun igal sammul ole tema juhtijaks, saatjaks, et anda tarkust, jõudu, julgust. Just nii, nagu tarvis läheb. Ja et Kristjan võiks ka eriliselt koguduse töös olla ka aktiivne, et tema anded võiks saada rakendatud sinu töös. Me täname, et sa ei keela oma vaimu neile, kes seda paluvad. Jumal, mõnista eriliselt Kristjanit. Jeesuse nimel, aamen. Nüüd on nii, et me siin praegu pikemalt midagi ei korraldagi. Homme siis 6:45 meie koguduse majas tavateenistuse ajal on siis nii-öelda kogudusse vastuvõtmine natukene pidulikum. Aga see ei tähenda, et me nüüd ja praegu ei võiks Kristjanit õnnitleda ja tõesti Jumala õnnistust sulle.
Nii kiiristada, nii kiiristada. Ühel pooles ma tahan sulle lugeda ühte salmi. Armas Kristjan, Jehova on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma. Jehova on mu elu, võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema. Kuressaare koguduse sõbrad unistavad siin kristimispüha puhul. No veel. Nänni ka. Ja siin oled sina, vaata. Varsti saad suureks. Kristjan on oma jah-sõnad öelnud, kui me olime neljapäeva õhtul koguduse nõukoguga koos ja eile õhtul siis Sioni kiriku seal ristimisbasseinis sai Kristjan ristitud, et kes olid seal ka eile, need olid selle tunnistajateks. Ja nüüd koguduse ees seistes ma loen teksti Rooma kirjast roomlastele. 6. peatükk, 3. ja 4. salm. Paulus kirjutab. Kas te siis ei tea, et kes me oleme iganes Kristusesse, Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist, nõnda võime ka meie käia uues elus. Niisiis ristimine on nii-öelda sisenemine lepingulisse vahekorda Kristusega ja ühinemine Jumala perekonnaga, kogudusega. Ja nüüd on veel võimalus kõigil koguduse liikmetel ka oma käe tõstmisega märku anda, et nad soovivad, et me kõik soovime Kristjani võtta vastu meie kogudusse. Aitäh! Ristimise teemat ja koguduse teemat ma siin puudutan veel edasi, aga praegu mul on siin terve rida asju, mida ma tahan kõik sulle üle anda. See on ristimistunnistus. Siin taga on kõik need küsimused, millele sa jah vastasid. Siia sa saad alla kirjutada ka oma allkirja, mina juba oma kirjutasin. Nii et palun. Siin on veel. Siin on piibel sulle. Ja siin on üks kruus. Ja siin on kirjas, niisiis kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja siinpool on siis Kristjanile ristimispäeval 15. detsember 2023. See on siis ka sulle. Ja Lilleka. Nii et ole õnnistatud. Jumala õnnistusi. Rohkeid õnnistusi tõesti Jumalalt.
sulle. Nii, aitäh. Aitäh teile kõigile. See on väga eriline ja rõõmus sündmus meie kõigi jaoks. Aitäh. Liiel lükka siia. Muidu näed süga ära.